Küla taga metsa ääres üksikus hurtsikus elas lesk ema oma pojaga. Küllust neil ei olnud, aga nälga ka ei tuntud. Põllulapike andis leiba, lehmast saadi piima. Poiss oli tasane ja veidi saamatu. Teised külapoisid ei sallinud teda ega võtnud oma seltsi. Tema aga arvas: küllap ükskord leian ka mina õnne. Ühel päeval saatis ema poisi linna. Andis paar naela võid kaasa, käskis ära müüa ja saadud raha eest endale osta, mis tahab. Poiss müüski või ära ja pidas aru, mis peaks ta saadud raha eest ostma. Vaatas üht ja teist asja, ei leidnud midagi meelepärast ja hakkas juba kodu poole tulema. Linna värava taga nägi meest, kes tahtis hukata vana kassi. Poisil oli kassist hale, sobitas mehega kaupa ja ostis kassi ära. Kodus ema tõreles esiteks poisiga, miks see vana kassi ostnud, kuid leppis varsti, sest nüüd oli neil üks loom majas rohkem. Teisel nädalal saatis ema jälle poisi linna võid müüma ja lubas nüüdki osta, mida poiss aga soovib. Jälle ei leidnud poiss meelepärast asja ja hakkas tulema. Linnavärava taga nägi meest, kes püüdis hukata vana koera. Poiss andis või eest saadud raha mehele ja sai koera endale. Kodus ütles emale: tõin linnast koera, ära pahanda, nüüd on meil juba 2 looma juures. Andis kassile kolde ette tassiga piima ja koerale konte, ise kõneles: pole viga, küllap leiame meiegi kord õnne. 3. nädalal läks kõik jälle samuti. Müüs või ära, ei leidnud meelepärast asja ja hakkas tulema. Nüüd nägi linnaväravas meest, kes tahtis materdada musta ussi. See on maja uss, ütles poiss mehele. Ära seda surma, müü parem mulle. Mees oli rõõmus, et leidis tühipaljale ussile ostja. Poiss pani ussi põue ja rõõmustas. See on maja uss, see toob kindlasti õnne. Kodus oli ema esiteks pahane, et poiss ussi koju tõi, kuid leppis viimaks ka sellega. Eks see ole ka jumala loom. Õhtul pani poiss kassi ahjuauku magama. Koerale tegi aseme ukse kõrvale, aga ussi võttis enda juurde voodisse. Kui hommikul ärkas, oli küll kass ahjuaugus, koer ukse kõrval, aga voodis ei olnud ussi, vaid ilus tütarlaps. See tänas poissi ja ütles: ole meheks, et mu ostsid ja voodisse magama panid. Seeläbi pääsesin nõidusest. Mina olen kuningatütar. Kuri nõid moondas mu ussiks. Ma pidin nõidusest siis pääsema, kui mõni noormees mu peale halastab ja voodisse magama paneb. Sina oled seda teinud. Tänuks kingin sulle imekivi, mis kõik su soovid täidab. Andis noormehele kivi ja lahkus toast. Nüüd oli emal ja poisil hea põli. Kõik, mida sooviti, seda muretses imekivi. Ei olnud millestki puudust ega ühtegi muret. Asjast sai teada mõisahärra, kes oli poisile kade imekivi pärast. Läks ühel päeval küla taha hurtsikusse ja küsis imekivi näha. Poiss ei teadnud aimata midagi paha, andis kivi härra kätte. Härra pistis aga kivi tasku ja soovis enda kohe kaugele meresaarele toredasse lossi elama. Nüüd oli poisi kurvastus suur. Kahetses küll, et härrat oli usaldanud, kuid midagi polnud parata. Pole viga, ütles ta viimaks. Mul on ju seltsilised kass ja koer.
Jagasime üheskoos õnnepäevi, jagame nüüd ka muret. Andis loomadele süüa, pani kassi magama ahjuauku, koerale tegi aseme ukse kõrvale, ise heitis voodisse. Öösel võtsid kass ja koer nõuks poissi aidata. Tema päästis nende elu, nüüd on nende kord tänulik olla. Läksid tasakesi hurtsikust välja ja otsustasid ujuda üle mere kaugele saarele, ehk saab imekivi härra käest kätte. Hommikul on mõlemad sõbrad mere ääres ja hakkavad ujuma. Ujuvad päeva, ujuvad 2, ujuvad mitu päeva. Viimaks ühel õhtul jõuavad saarele. Peidavad endid mere kaldale põõsa alla, et siis öösi lähevad lossi. Härra pidutses sel õhtul hilja ööni. Kesköö oli ammugi möödas, kui härra magama läks. Nüüd tulid sõbrad põõsa alt välja ja hiilisid lossi. Käisid läbi mitu tuba, kustki ei leidnud imekivi. Viimaks tulid härra magamistuppa, ka siin ei olnud kivi. Härra magas suu lahti ja norskas kõvasti. Kass hüppas öölauale ja vaatas härra suhu. Seal imekivi oligi hammaste taga. Härra kartis kivi pärast nii, et seda öösiti suus hoidis. Kuidas kivi kätte saada? Kass leidis hea nõu. Sülitas härrale suhu. Härra hakkas unes läkastama ja köhis kivi välja. Krapsti haaras koer kivi hammaste vahele ja mõlemad sõbrad katsusid, et lossist välja said. Nüüd hakati kohe ujuma kodu poole. Esiteks hoidis koer kivi suus. Kui ta väsis, hakkas kass kivi hoidma. Nii ujuti rõõmsasti edasi ja kanti korda mööda kivi. Kui kodurand juba paistma hakkas, mõtles koer. Võtan õige kivi kassi käest ära ja viin poisi kätte. Siis arvab, et mina see tooja olengi ja hoolitseb minu eest rohkem. Hakkas kassi käest kivi tahtma, aga kass ei andnud, sest ta oli veidi aja eest mõtelnud samu mõtteid, mis koergi. Hakkasid rüselema, kivi kukkus kassi suust merre. Nüüd oli mõlemal häda suur. Kahetsesid küll oma tegu, aga midagi polnud parata. Kuidas sa lähed peremehe ette ilma kivita? Kas võtabki enam vastu? Mis neist nüüd küll saab? Hakkasid siis mõlemad haledasti nutma, kuni tuli merepõhjast kala ja küsis, mis neil viga. Sõbrad jutustasid loo ära ja kurtsid, et neil pole enam kuhugi minna. Pole viga, ütles kala. sellega saame hakkama. Lõi sabaga sulpsu ja ujus merepõhja. Tõi sealt imekivi välja ja andis sõprade kätte. Nüüd ei mindud kivi pärast enam tülli. Korda mööda kanti seda suus ja anti kodus ühiselt peremehe kätte. Poiss oli rõõmus, et imekivi jälle kätte sai. Nüüd hoidis ta seda hoolega ja elas õnnelikult kogu eluea. Aga kuhu see imekivi pärast sai, seda ei tea keegi.